tere tulemast Kesedepesa käsitööringi, kus kohtuvad entusiasm ja katsetamine ilma kogemusteta. Võib-olla. Igatahes. Mul on kogu aeg olnud soov elutoas seal need paar pisikest pinda, mis mul on ilusaid pilte ilusate raamidega täis panna. Ja ma nägin Instagramis ideed, väga ilusat ideed, kus on niiviisi tehtud, et sellise mati mingi ühe värviga on terve raam ja see pind siin ära värvitud ja siis siia peale on maalitud mingi lill. Lihtsalt selline minimalistlik ja äge. Ja kuna mul on selline ümmargune raam, mille raam ei ole kõige ilusamat värvi ja see pilt ei ole ka üldse ilusat värvi. Muidu mulle meeldivad sellised tikitud värgendused, aga see ei ole päris see. Nii et kuna ma sain paar päeva tagasi endale mõnusa varu Fusion mineraalvärve, siis ma saan hakata kunsti tegema. Ja ma mõtlesin, et värviks selle üleni tumesiniseks. See on siis Fusion mineraalvärv toonis Chestler. Seda värvi läheb mul riidekapp ka. Aga kuna mul seda värvi on, see katab nii hästi, et teda ei kulu üldse palju. Nii et ma sellepärast ei muretse, et ma nüüd selle raami peale hullult palju ära kasutaks, et siit läheb ainult mingi tilgakene selle kogu raami peale. Nii et hakkame pihta. Ma mõtlesin, et ma esialgu igaks juhuks jätan selle kuldsääre välja. Äkki ma tahan ta alles jätta. Siis vaatame peale. Kui ei meeldi, võin ju selle kuldse ka lihtsalt lõpus ära värvida. Nii et teeme ära. Ma terve aeg arvasin, et ma filmisin, aga ma ei filminud. Nii et nagu te näete, ma olen protsessiga juba alustanud. Esimene kiht. Esimene kiht läheb praegu peale. Ilus, ilus, ilus. Voilà. Nüüd liigume siis selle keskmise osa poole. See saab põnev olema. Aga siin ma pean küll kasutama suurt pinslit, sest et minu selle pisikesega siin jäängi neid tegema. See ei ole klaas, see on mingi plastik. Aga seda on sellegi poolest imelik värvida. Sest see tundub, nagu see oleks kriminaalne. Ma juba olen elevil, et mis siia peale maalida. Ja kas seda peaks maalima mina või mu ema, sest et mu ema oskab seda värki. Mina teen kunsti. Esimene kiht. Mis sa arvas, kui paneks sille? Siia taha vaata. Kus see lauad on vaata? Mis lauad? Nagu akkeline koht või? No. Et kui paneks sinna uued lauad ja värviks ka nende samad toonidega, nagu on see uks värvitud vaata. Võib-olla tõesti. Ma korraks mõtlesin, et kas peaks ikkagi selle kuldse ka ära värvima, aga kuna see on nii igav raam ilma igasuguste reljeefideta, või siin midagi on, aga siis see kuidagi toimiks selle poole, et see oleks lihtsalt üks sinine ümmargune latakas. Et ma arvan, et see üleni ära värvimine toimib siis, kui igasugused mingid ornamendid on peal. Siin käib jälle käsitööring. Asso näitab mulle, kuidas ma tehaksin raamide taha neid, kuidas seda nimetada siis? No millega riputada seina külge. Et mul nendel raamidel ei ole. Ja siis, väga uhke ju.
vaadake, kus me oleme. Juhuu! Mul on mõte, et väiksele verandale selline vaibake, kuhu natukene jalgu pühkida äkki 20 €. Ja siis on mul see Leenu väike pingike, mille ma värvin valgeks ja seal on vaja uut kangast padjakestele. Ja mulle tundub see nii armas. Siis, kui ma üksinda jään, kõikjal vaid tuimust ja ükskõiksust näen, näib, et ei hooli maailm sellest, kui kellelgi kurb on ja küll. Nii, käidud, mõned asjad saime, mitte midagi hullult erilist, aga nüüd käime toidupoes ja lähme koju. Meil on siis üks lastepink, liivapaber, pintsel ja valge värv ja teeme sellest pingist siis uhke valge pingi. On ju, Leenu? Teeme uhke pingi. Ning nagu te näete, siis ma otsustasin, et see jope siiski on väga armas. Mitte nende riietega, aga on ju lillekesed ju. Nii, mõned kaadrid siis pingist enne. Selline mingi metallik pruun või pronks või midagi sellist. Tegelikult on see pink üsna kare, ma arvan, et sellist erilist karestamist ta ei vaja, aga siin on teatud mingid käkked ja asjad, mis äkki võiks pigem ära parandada. See, kui palju kordi ma kaotan päeva jooksul mingeid asju ära, mis mul just käes olid, on täiesti võimatu lihtsalt. Ma tulin tuppa, et võtta lapp ja tolmuime, siis ma võtsin selle lapi, tegin selle märjaks. Siis ma hakkasin välja minema, sain aru, et tolmuimet oli ka ja siis ma läksin tolmuimele järgi ja nüüd ma ei tea, kus see lapp on. Okei, tegelikult oli loogilises kohas, aga meie värvime pinki siin. Jah, kohe hakkan värvima. Ma sain praegu sellest aru, et valgega värvides on eriti hirmus, et tuleb see hästi puhtaks saada, sest muidu kõik mustus ju seguneb selle valge värvi sisse ja paistab välja. Ja noh, see on küll üks väga must pink. Ma ei tea. Loomulikult tuleb mingi vihmapiisku meile pähe. Värvimise ajal. Nii ilusad papud. Emme tõi sulle ägedad papud. Mul on tunne, et peremees kavatseb siin tünnisauna tegema hakata. Jaani tuli ka ootab. Aga jaanipäev tundub kaugel olevat, sest et kelk on väljas. Kuule, kas talv on või? Lähed kilgutama? Ahaa, koorem peal. Mis tööd teed? Moni lihtsalt ei jää magama, nii et ma ei tea, ma hakkan lihtsalt pihta ja... Nagu öögi on hall, päikest ei näegi siin pilvede all. Tuul rebib puude pealt rüüd. Mina käisin tualetis ja vahepeal on Assu hakanud siin askeldama. Me panime, või noh, Assu pani selle riiuli meile seina ja nüüd ta hakkas siis tühjendama seda nurgakappi. Me saaks selle nurgakappi siia tuua. Oi kui nunnu. Järgmine tegevus on siis sinna lisada mõned pildid juurde raamidega. Asso täidab siin igasugu vahesid. Ja Mooni tahaks emme süles olla kogu aeg.
no tšau, täna on viimane päev, kui me näeme seda ust siin valgena. See on meie peauks, mis tuleb siis kööki. Ja täna ei olnud mitte mina see värvimisentusiast, vaid Asso ütles hommikul, et kas täna värvime selle ukse ära. Ja mul oli nii hea meel, sest mul on kogu aeg tunne, et mina kogu aeg kaagutan, et tahaks seda värvida, tahaks seda teha, seda. Ja mul on selline tunne olnud, et Asso ei ole nii elevil sellest, aga tundub, et on. Ta lihtsalt ei olnud sellist nägu enne. Aga nüüd ma tean. Nii et hakkame siis pihta. Esialgu läheb peale kollane. Siia. Ei, siia sisse. Ma juba ise unustan ära, mis me teeme. Oota, siit ühesõnaga teeme siis ju. Hakkame lihtsalt pihta. Hästi. See on siuke paljalt jälle. Hästi on siuke nagu võikreemi värv. Siis teeb see kaameras. Nüüd see näeb praegu tundub siuke, et nagu teist kihti poleks vajagi. Kui selle teise kihi paned, siis saad aru, miks seda teist kihti vaja oli. Vaata, nüüd norivad mind kärbsid lihtsalt. Siis tõmbab mu nina ette, siis mingi seisab siin. Minuna ka nori. Mida? Kärbsid norivad teinud ka või? Nii, esimene kiht siis kollast ja oranži on tehtud. Asso teeb siin neid, kuidas nimetas, uksepõsed valgega üle, sest nad olid meil sellised natukene närakad. Ja oranž sai meil otsa. Seda jätkus täpselt, kes tahab teada, kui palju jätkub seda. No siin tegelikult väikse pinstiga saab nagu mingi maalimiseks veel võtta, aga sellest väiksest 37 millilitrisest purgist jagub täpselt, et värvida üks kiht selle Raagatalu ukse neid osi. Aga kollasega ma teen teise kihi ka ära, sest seda meil on. Tänaseks vist värvimised värvitud, nagu näha. Tellime nüüd oranži värvi juurde ja siis saame alles sellega jätkata. Sa tulid siia kiikama, jah? Oi, kui kiire on Leenu! Leenu jookseb ja siis ta teeb kõrge hüppe. Hopsti! Patsuga! Jee! No nii, huvitav. Kas Leenuke tuleb ka ühel päeval siia? Ja uks on avatud tööpäevadel 7.16. No Leenu, kus me lähme? Lasteaeda. Täna on meil nii põnev päev, sest me käisime eile niisama seal Kabala kooli ümber tuuseldamas. Ja siis täna hommikul mõtlesime, et helistame ja uurime, et kuidas see kõik käib. Ja kas me saame tulla millegi tutvama. Ja kuna siin maal ei ole niimoodi, et lasteaia järjekorrad on 76 aastat, siis me lihtsalt kohe nüüd lähme. Siis nad näitavad meile seal mingid asju ja et siis saame planeerida sügiseks mingit lasteaia värki. Mu kallid teid igatsen nüüd. Igatsen naeru ja heledat meelt, torkeid, mis haiget ei tee. Ütle enne läbi, kus sa käisid? Lasteaias. Tulid jälle sõitlema. Nii, lasteaias siis käidud ja tõesti esiteks, kui äge on see Kabala mõisahoone ja need ruumid. Vau. Teiseks, need õpetajad, kellega me kohtusime, kõik olid nii toredad ja Leenul oli tore ja kõik oli lihtsalt nii tore ja ma tulin sealt põhimõtteliselt märgade silmadega ära, sest
Leenu oli nii armas seal keskkonnas, et nii äge oli teda vaadata sellises lasteaiakeskkonnas, et mina ise käisin ju ka pisikeses lasteaias oma külas, minu trepikojas oli lasteaed, käisime kõik sõpradega seal koos mängimas ja õppimas ja nii kodune oli olla ja seal oli täpselt sama tunne, et need õpetajad olid nii armsad ja see keskkond oli hästi kodune ja hubane ja Leenu sai seal siis natukene autosid ja buslasid vaadata ja noh, meie jaoks on siis lasteaeda minek ilmselgelt ei ole hädavajalik, sest mina olen ju Mooniga kodus ja noh, üleüldiselt ma olengi ka kodus töötav selline ise oma aja planeerija, aga ikkagi oleme mõelnud, et tore oleks ju Leenul endal käia tutvumas ise muu maailmaga, et seal lasteaias on ju nii põnev õppekava ja mängud ja teised lapsed ja õpetajad ja seal lasteaias on nii lahe isegi see õueala, et juba seda, kui eile nägime, vaatasime, et vau, et sellepärast juba tasub siia tulla. Aga igatahes jah, nii hästi läks see tutvumine ja jutt jäi siis selline, et augustis hakkame proovima. Mina hakkan siis Leenu ja Mooniga seal käima hängimas ja siis, et septembriks paneme kirja ja ootame põnevusega. Käiks korra siin poes ka või? No, Kavala poes, mu lemmikpood Eestis. Ma ei tea, see on nii armas. Jaa. Mäletan vist korra. Ja keda sa veel nägid lasteaias? Tädi. Tädi nägid. Keda veel nägid lasteaias? Teise tädi ka. Teist tädi nägid ka, kujutad ette. Kas lapsi oli ka? Pole lapsi. Palju lapsi. Tahad näha, ma võidan? Nii tore. Assu ütles, et ta ei osta mulle, aga ta ostis ikka. No nüüd on pahasti. Siin ei olnud ei ühesuguseid arve, ei mesimumme ega TV-märke. Nüüd ma pean ostma 50 €. Meil on ühine rahakott, aga ma annan talle siiski 50 €, kui ma koju jõuan. No täpselt on. Sulle ära. Ei ole. Aa. On ikka. Ahaa. Ei ole. Tšau. Ma ei olegi vist kordagi kuidagi seda ära maininud, mille nimeline suvi meil käes on. Kõik on nii ilus roheline ilm, olgu ta tuuline, veidi vihmane või päikseline, on ikkagi imeilus suvine. Nii et see kauaoodatud aeg on lõpuks käes. Astume peaaegu mitte midagi sättimata õue. See on nii mõnus. Noh, esiteks juba võrreldes sellega, et enne elasime 3. korrusel korteris, et õue minemiseks pidi nii palju liikuma. Lastega on ju see. Ja nüüd on lihtsalt niimoodi, et tuleb tuju. Tõmban plätu jala otsa ja lihtsalt astun uksest välja ja ma olengi õues. Ja mitte lihtsalt õues. Ma ei pea kuskil ilusasse kohta minemagi. Et kõik ongi ilus. Ma olengi ilusas kohas. Ja sirelid ja reitsevad ja tuul on nii pehme ja mõnus ja see tamm on nii kohev. Ja noh, loomulikult vaadake seda ilusat suvist kesadepesa ja seda natukene 2 minutit hiljem.
arvasin, et ma saan kohe värvima hakata, aga mul tuli meelde, et mul on pesu kuivama panemata, nii et õnneks meenus mulle toas pluusi vahetades, et ma pean jalga panema ka oma värvimispüksid, sest minuga ei tea kunagi. Ma võin kas saada mitte ühtegi värviplekki või on täpselt valed asjad värviseks saanud. Nii et kuulakem Assa nõu ja pangem iga töö jaoks sobivad rõivad selga. Aga üleeile juba jäi mul siis pooleli selle pildi värvimine. Mul on esimene kiht tegemata see põhi. See ei ole küll tohutult oluline värvida, sest siia läheb niikuinii see padjaosa peale, aga ma siiski värvin selle ära. Teen siis esimese kihi praegu esimesena ja ülejäänud pildi teise kihi. Kui olen lõpetanud, siis saan juba teise kihi ilmselt sellele peale panna, sest et see kuivab väga kiiresti. Nii et hakka pihta. Nii, ma olen pool seda põhja esimest kihti teinud ja ma ei tea, kas te kuulete taustalt. Aga tegelikult ongi hea endale pakkuda piisavalt puhkust, ehk siis 2 minutit tööd ja väga kaua puhkust. Peremees ja väikeperenaine toimetavad seal trimmeriga. Oli tahaks ka minna, aga ei lähe seiklema. Ammuseid laule ja lustakad keelt, meile vaid selge on see. Siis, kui mul hästi on kõik, päev on kui peotordi roosiga lõik, vaid siis teeb rõõmu see õis. See on nii armas, kuidas kui keegi vankris nutab, siis koerad lähevad vankri juurde ja vaatavad mind sellise näoga, et woman, get your baby. Ilutool. 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 Kõik jah. Väga uhke ju. Jagatud kurbusest riismed vaid jäi.